Luht on oma olemuselt kui looduslik vaibakloppimisplats, kus pilliraug vestleb tuulega. Tihe udu eksitab konnateelt ja mina üritan seda tõlkida, kui rohkem kõlab see nagu joodiku unenägu. Selles saatelõigus üritame selgeks teha, mis need luhad üldse on, kellele need vaja on, kuidas need tekkisid ja kellel need kasulikud on. Minu nimi on Vatislav Porsche ja see on meie luhtade saade. Niidud on niisked heinamaad, kus kasvab palju erinevaid taimeliike, näiteks orhideed ja tarnad. Kui neid ei niideta ega karjatata, kasvavad nad kinni ja liigirikkus väheneb. Eestis on näiteks Laetalu niidul loendatud 1 ruutmeetril üle 70 liigi. Sarnased niidud leiduvad ka teistes riikides. Mida arvavad luhtadest kohalikud? Ega siin midagi arvata ei olegi. Tühi ja kasutatud pööremaad. Või kas on see ikka nii? Luhtades kasvavad niiskust ja valgust armastavad taimed, nagu tarnad ja kõrrelised, ning vahel haruldased liigid, näiteks Siberi võhumõõk. Maastikku kaunistavad üksikud puud, nagu tamm ja jalakas. Need alad on tähtsad lindudele ja kaladele. Kevadel peatuvad seal rändel luiged ja haned, suvel pesitsevad rukkirääk ja tutakas. Kalad ja konnad kasutavad luhti tihti kudemiseks. Seened aitavad taimedel toitaineid saada. Taimed võistlevad valguse ja vee pärast ja loomadest on seal nii kiskjaid kui ka parasiite. Tolmeldajad putukad nagu mesilased ja liblikad aitavad taimedel paljuneda. Loomade karjatamine ja niitmine hoiavad luhad liigirikastena. Kui inimene üritab luhta korrastada, siis see on nagu sümfooniat haamriga parandada. Pärast on vaikne ja keegi enam ei mängi. Pirita Jõeoru maastikukaitseala asub Tallinna ja Jõelähtme valla territooriumil ning hõlmab 701,1 hektarit. See loodi 1957. aastal eesmärgiga kaitsta jõeorgu, terrasse, paljandeid ja taimekooslusi ning kuulub Natura 2000 võrgustikku. Alal paiknevad ka Tallinna botaanikaaed ja Iru linnamägi. Maastiku ilmestavad luited, ürgoru terrassid vanade männikutega, palumetsad, niidud ja kloostrimetsa soo, moodustades liigirikka ja looduskauni elupaiga. Kaitsealal pesitseb 14 kaitsealust linnuliiki, näiteks laanepüü, kanakull, õõnetuvi ja jäälind. Samuti leidub siin 7 liiki nahkhiiri ning jões on soodsad tingimused lõhelistele ja teistele kaladele, mille kaitse on samuti ala üks eesmärkidest. Pirita Jõeoru piirkonnas on fookuses teadustöö ja haridus, näiteks botaanikaaia rajamine, mis on suurendanud loodusteaduslikkust ja soodustanud looduskaitset. 1930. aastate arendusplaanid jäid küll ellu viimata, kuid ohustasid piirkonna loodusmaastikku. Kaitsemeetmed on 1957. aastal keeluala loomine ning 1999. aastal maastikukaitseala moodustamine. Need kõik on aidanud säilitada loodusvarustusi, kuigi hooldus ja seire on kohati ebapiisavad. Positiivsete mõjudena saab esile tuua näiteks teadus- ja haridusvõimalused, loodusväärtuste hoidmise ning teadlikkuse kasvu. Negatiivsete mõjudena püsib arendussurve, varasem metsaraie ja suurkülastajate arv, mis võib ohustada ökosüsteeme. Oleks meile väiksele rahvale isekas eeldada, et luhad ainult meie kaunil kodumaal leiduvad. Kuid avardame oma silmaringi ja vaatame välismaailma, kuidas seal luhad on ja kuidas need meie omadest erinevad. Rootsis kutsutakse neid kärrenger ning seal hoiavad kariloomad, eriti Gotlandi vanaaegsed tõugveised, niidud avatuna. Saksamaal asuvad laminiidud peamiselt Elbe ja Donau jõe ääres, kus niidutaimed ja liblikad on tavalised, kuid kuivendamine võib lilled hävitada. Taastatud aladelt on leitud isegi 2 korda rohkem liblikaid. Mina olin teie saatejuht Vatislav Porsche, O3, Osoon.